Head vaatajad, ikka on nii, et elus räägitakse, on jäänud ühest aastast kuud ja nädalad ja päevad. Ja siis saabub hetk, kus on jäänud vaid tunnid ja minutid. Umbes veerand tunni pärast jõuame me 2002. aasta viimasesse päeva. Ja kui mäletate, siis 2 tundi ja 45 minutit tagasi ma küsisin teilt, head inimesed, kuidas on teil see lõppev aasta 2002 läinud? On see olnud teie jaoks parem või on see olnud halvem kui eelmine 2001. aasta? Ja tulemused on teie ees ekraanil. 24% helistajatest väidab, et aasta on nende jaoks olnud halvem ja 76% ütleb, et parem. Nii et 3-1. Päris hea skoor. Tere tulemast, doktor Allikvee, siia sellesse saatesse. Kuidas teile isiklikult tundub teie jaoks lõppev aasta? Oli ta parem või oli ta halvem? Tere õhtust. Ma ei ütleks ei halvem ega parem, ma mõtleks huvitav. Huvitav mis mõttes? Uus kohanemine, uued väljakutsed, uued langused, uued põhja leidmised, jalgade toetumised ja uue tõusu algus. Uue tõusu algus, olete veendunud? Mis teiega, doktor Allikvee, õieti juhtus? Te olite üles ehitanud suurepärase Mustamäe haigla, kus mul olude sunnil on teie valvsa pilgu all endal olnud õnne või ebaõnne paar korda veeta aega oma tervise huvides ja siis järsku te kadusite sealt ja ilmusite, ujusite pinnale uuesti hoopis Tallinna Keskhaiglas. Mis teiega juhtus vahepeal? Mis arstidega, selle taseme arstidega, nagu olete seda teie üldse juhtub? Tõenäoliselt anti võimalus 3. väljakutseks, sest igal inimesel peab elus olema 3 väljakutset ja ju lihtsalt minu omanike jaoks minu teise väljakutse periood lõppes. Kellele te jalgu jäite? Võib-olla eelkõige ise endale, sest ma töötasin maja heaks ja minu jaoks oli oluline see, et maja oleks selline, kuhu ma lähen, et ma saaks seda usaldada, et ma läheks sinna patsiendina ja ma tuleks sealt välja elusana. Ja selle tõttu küllaltki palju tööd väljaspool maja jäi tegemata. No Mustamäe haiglasse andsite te ju aastaid oma elust. Ütleks, et parimad aastad. Parimad aastad? Olete veendunud, et parimad aastad jäid sinna? Vähemalt küll, sellepärast, et inimese parimad aastad on peale 40 kuni 50-ni ja ma ütleks parimad aastad, kus ma olin täiesti parimas vormis. Kuigi ma ei ole veel vormi kaotanud. Kust te võtate selle jõu, nii-öelda, kui oled saanud, räägime selges eesti keeles, kui oled saanud ühest kohast jalaga mingil põhjusel, et minna teise kohta, teha nägu, et mitte midagi pole muutunud ja alustada seal seda sama teekonda, mille sa just olude sunnil äsja seal lõpetasid? Küsimus on valikutes ja ma olen maapoiss ja ma olen jälginud, kuidas on minu isa töötanud ja mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma saan aru, et meil on olnud ühesugused teekonnad, ainult ühesõnaga selle teekonna vahe on 40 ja rohkem aastat. Kus on olnud teil kergem töötada? Kas viimasel 10 aastal siin vaba iseseisva Eesti riigi meditsiinis või palju aastaid varem seal Nõukogude meditsiinisüsteemis? Ütleks nii, et viimased 10 aastat on see, kus me oleme jõudnud oma meditsiiniga maailma tasemele. See tähendab seda, et töötada on olnud palju huvitavam. Aga kui me räägime lihtsusest, siis loomulikult Nõukogude süsteem oli lihtne. Sest ega ilmaaegu ei räägitud seda, et 1980. aastal meil oleks pidanud jõudma selle ajani, kus hommikul ühelt poolt traktor tõmbab kõigile teki peale ja õhtul tõmbab teki, hommikul tõmbab teki ära ja kõik saavad ühtlaselt süüa. Kõigil oli kõik kindlustatud, aga sellega nulliti ära ka tegelikult areng. Ja ka viimased 10 aastat on olnud väga võimaluste rohked ja ütleks nii, et viimased aastad, ütleks nii, et eriti 2000 ja peale seda asi on muutunud küllaltki poliitiliseks, kuigi samal ajal ma julgen öelda seda, et poliitilised parteid kui sellised, mis on maailmas traditsiooniga, ega nad meil veel siiski välja kujunenud ei ole. Muidugi mitte. Öelge, doktor Allikvee, kas see, et meie tipparstid, teie ühena seal hulgast, on ennast määratlenud parteiliselt,
Mina arvasin, et see on lihtsalt inimene astub mingisugusesse erakonda, sest ta tunneb, et ta tahab sinna meeletult astuda ja nii edasi, kuni üks tark arst seletas mulle, et see pole sugugi selle pärast. Et haiglate juhid, meeldib sulle või ei, sa oled sunditud, et mitte jääda hammasrataste vahele, kuigi sinna sa võid ikka jääda, eks ole, ennast nii-öelda määratlema erakondlikult. Ma ei ütleks, et ma olen seda sunnitud tegema, sellepärast, et erakondlikult sidusin ma ennast nüüd eelmise aasta lõpus, kui ma astusin Res Publicasse, sest... Kas te kutsuti teid sinna või te lihtsalt leidsite ise Res Publica üles? Liikumine oli vastastikune. Miks te ei kandideeri, arvatavasti te ei kandideeri parlamendivalimistel? Ütleks nii, et ma olen uuesti 2 jalaga maa peal tagasi ja ühte asja saab teha heal tasemel. Ja ma olen enda jaoks selgeks teinud ühe, et minu jaoks on see Ida-Tallinna Keskhaigla. Minu jaoks on see, et te ei kandideeri märk sellest, et te mõtlete tervishoiule, aga mitte mingisugusele isiklikule. No ma ei arva, et see on mingisugune suur heaolu olla Riigikogu liige ja ma ei arva, et see palk on ka mingisugune eriti kolossaalselt suur, aga ikkagi, tähendab, teis on säilinud ikkagi meditsiini suhtes missioon, sinisilmsus. Ei, see ei ole sinisilmsus, aga ma ütleks nii, et ma siiski tahaks näidata seda, et ka Eesti riigis on võimalik tipptasemel meditsiini teha ja vaatamata sellele, et meditsiin on meie poliitika jaoks mitte midagi, siiski see asi üles ehitada ja anda meie inimestele kindluse. Sest meil on vanglad, on eurovanglad, köögid on euroköögid, aga euromeditsiinist mingi pärast. Mitte keegi ei räägi ja näiteks täna väga huvitama sain sinise Eesti passi. Me kõik saime selle passi. Aga lugesite seda? Ei, ma ei lugenud. Ühesõnaga, tervishoiust ei ole seal mitte ühtegi lauset. Seal on riigikaitse, on kiirabi ja me peame kõik hakkama kõvasti sünnitama. See on jäänud Reformierakonnal meie poolt palavalt armastatud lihtsalt 2 silma vahele. Doktor Allikvee, te ütlesite, et Eesti meditsiin on maailma tasemel, ma võtan sellest sõnasabast kinni. Tähendab see seda, et Eesti arstide kvalifikatsioon on maailma tasemel? Peale olme. Millal olme sinna jõuab? Siis, kui jõuab raha haiglasse. Kas te teate, kui valus on lugeda mul lehelugejana seda, kuidas meie palavalt armastatud haigekassa stöörib õnnetut vähihaiget naist? Kuidas tuleb kerjata mingitel lapsevanematel raha kusagilt välismaalt, et saada oma laps saadetud operatsioonile kusagile Saksamaale või kusagile Euroopasse? Kui kaua... See on minu jaoks mingi märk nõrkusest või mingisugune häbistav, niisugune, saate aru tunne, on see normaalne või ma suhtun sellesse liiga emotsionaalselt? Ma ütleks nii, et natukene liiga emotsionaalselt, sellepärast, et võtame nii, me kõik tahame omada justkui S600 Mercedes või Audi A8, kuid samal ajal meie rahakott maksimaalselt on Opel Vectra oma. Mõlemad on uued asjad. See on paratamatus, mis meil süngib. See on paratamatus ja see on ka see, et meile ei seletata inimestele, millised on tegelikult meie võimalused. Ja ega teha ainult tippasju, ülikallid asju, see veel ei paranda elu kvaliteeti. Ja võimalused on alati teadagi igal pool, mitte ainult Eestis ja mitte ainult meditsiinis, vaid ka igal pool mujal tunduvalt väiksemad kui vajadused. Doktor Allikvee, lugesin eile õhtul suurepärane, nüüd juba surnud inglise kirjanik Iris Murdoch ütleb kusagil. Ainus asi, mis pole koomiline, on surm. Aga see pole ka traagiline. Teie arstina olete te sellega, mida ütles proua Murdoch nõus? Tegelikult. Ma tahan teid tänada ja soovida head vana aasta lõppu, et te võtaksite selle uue väljakutse uues haiglas, uutes tingimustes vastu ja et see tee, mida te ütlesite meie lühikese jutu alguses, mis hakkab üles mäkke minema, et see läheks üles kõrgele, et te püsiksite kaua tipus. Aitäh teile! Aitäh!